Meie tänase saate külaliseks on isik, kes on Eesti kultuurilukku jätnud väga märkimisväärse jälje. Ida-Virumaalt pärit naine, kes pärast 8. klassi lõpetamist otsustas tulla Tartusse õppima ning siiamaani Taara linnas tegutseb. Tema teid ja tegemisi vaadates võiks öelda, et täna on meil külas naine nagu orkester. Tere tulemast, Krista Aru! Tere tulemast ja aitäh sellise ülevoolava sissejuhatuse eest. Ma kuidagi olen hämmingus, et te nii suuresõnaliselt hakkasite mind iseloomustama. Tegelikult olen ma ju ikkagi alles vähe teinud, ütleme ausalt. Krista, suur aitäh teile, et võtsite meie kutse vastu ja tulite siia vestlema. Aga mis te arvate, kui alustakski teiega kohe päris algusest? Et äkki räägime kõigepealt siis mõne sõnaga, kust te olete pärit teie lapsepõlvest, mis te olete sealt oma elu teile kaasa võtnud? Jah, ma ei ole ju tartlane, kuigi paljud mu tuttavad peavad mind tartlaseks. Olema Tartusse tulnud õppima aastal 1973. See oli ju väga ammu, see oli juba väga-väga ammu, hoopis teistel aegadel. Ja pärit olema Ida-Virumaalt, Mäetaguse vallast. Paljudele seostub see koht vast kõige rohkem selle Estonia kaevandusega ja mitmed tuttavad ongi iseloomustanud mind, et mis sinust ikka loota on, et sa oledki kasvanud seal kaevanduste maal ja sellest ka see kangus ja jonn, mis paraku tõesti iseloomus ju vahel välja löövad. Ja see lapsepõlve kodu ja aeg ja ka esimesed 8 aastat koolis ongi ju mul möödunud seal Mäetaguse valla Pagarimõisa, kunagi see uhke Pagarimõisa pargis ja Pagarikolhoosi põldudel kapsa põldusid harides ja kaalikaid kitkudes ja lõpetasin ma Pagari 8-klassilise kooli. See oli ikka selline tüüpiline väike maakool, kus kõik tegid kõike, nii et kus tuli laulda ja tantsida ja rahvatantsu teha ja käia rivivõistlustel ja suusavõistlustel ja uisuvõistlustel ja lugeda luuletusi ja kõik lapsed tegid seda. Aga minul oli üks erinevus, mul oli emaõpetaja. Mul oli emaõpetaja, nii et mina mäletan väga hästi terve oma lapsepõlve seda, kuidas siis, kui söök oli tehtud ja isa oli töölt koju tulnud ja kõhu täis söönud ja nõudki koristatud, siis ema hakkas parandama vihikuid. Olid need siis etteütlused või mingid kodused harjutused, nii et mu ema oli 45 aastat kokku õpetaja. Pagari 8-klassilise koolis ja siis Mäetaguse koolis ja siis Illuka koolis. Ja selle tõttu võib-olla selline õpetajaks olemine ja õpetaja suurus ja õpetaja sõna. Mina mäletan seda ikkagi väga selgelt just sellises suures ja heas plaanis. Et ema ei pahandanud kunagi. Ema oli alati väga rahulik ja püüdis selgitada ja heaga kõiki asju saavutada ja hästi tasakaalukas. Ja kui ta lahkus siit maisest ilmast, siis oli väga südantsoojendav näha, kui palju tema õpilasi olid teda ära saatmas. Nii et see kooliaeg seal Pagari 8-klassilises koolis oli väga kirev, teguderohke. Mina ei saa öelda, et mina oleksin olnud selline hea ja rahulik laps, nagu võib-olla ema olemuselt ja ema tasakaalukuselt ka õpetajana oleks eeldanud. Aga see küsimus, miks ma ei läinud edasi õppima siis Jõhvi keskkooli või ka Iisaku keskkooli, mis olid meile ju seal väga lähedal, selle edasi õppimise mõtte, et ma võiksin tulla Tartusse sellisesse tollel ajal väga kuulsasse kooli, kus oli kirjandusõpetaja Vello Saage, süstis minusse selle sama Pagari 8-klassilise kooli tollane emakeeleõpetaja, kellega me suhtleme tänase päevani ja kes oli siis väga sädelev õpetaja, noor, energiline, tema nimi on Vilma Lehtse ja kes oli käinud just Tartus õpetaja Vello Saage poolt korraldatud või
sellised täienduskursustel, ma isegi ei mäleta täpselt. No igatahes tuli ta sinna kooli ja kuna mulle meeldis kirjutada ja ma olin sellel ajal juba Sädeme korrespondent, tollel ajal ilmus selline ajaleht nagu Säde oli, jah. Ja ma olin seal Pagari koolis ennast kirjutanud, saates ajalehele kaastöid meie üritustest ja meil toimunud laagritest ja kõikidest sellistest koolielu väikestest sündmustest. Ma olin Sädeme korrespondent ja siis õpetaja hakkas rääkima vaimustusega meile, kui tore oli Tartus selline legendaarne kirjandusõpetaja. Ja süstis minusse selle pisiku, nii et seal ei olnud mitte ei vastuseisu Jõhvi minekule, ei vastuseisu Iisakusse minekule, vaid pigem oli nagu sihuke noore ja ulja inimese soov tulla õppima kusagile teise kohta ja näha mingit hoopis suurlinna elu ja proovida, kas sa siin, kus see julgus minusse tuli tollel hetkel, ega ma seda ei oska tagantjärele öelda. Ma võin rääkida lihtsalt väljamõeldud lugusid, aga igal juhul siia Tartusse ma jõudsin ja ega ma pean ütlema, et ega ema nüüd esialgu küll väga rõõmsalt seda vastu ei võtnud, et ikka lihtsam, kui laps on kodus. Seda enam, et mul oli minust 7 aastat noorem vend, kes ka torises siis väga, et vanem ja tähtsam õde läheb ära ja tema jääb koju ja kes ka ei olnud, aga mul oli ikkagi sellist kangust nii palju ja ma käisin oma tahtmisega pääseda Tartu peale ja Tartusse ma jõudsin. Nii et ma õppisin siis keskkooli osa tõesti 3 aastat siin Tartus, tollases Tartu 8. keskkoolis, mis tänasel päeval on tuntud Forseliuse gümnaasiumi nime all ja mis sellel ajal oli küll kirjanik Johannes Semperi nimeline Tartu 8. keskkool. Ja see, miks ma tulin, oli ikkagi seotud siinse õpetaja, legendaarse kirjandusõpetaja Vello Saagega. Te olete üldse öelnud, et päris mitmed õpetajad on aidanud kujundada teist sellise inimese, nagu te praegu olete. Et võib-olla lisaks Vello Saagele te nimetaksite veel mõne sellise õpetaja ja ka võib-olla mõne tema panuse, et missugune on tema panus teie kujunemisteele? Ja mul on olnud tõesti õnn ikka läbi elu, et kõik mu õpetajad on olnud sellised mitte ainult head õpetajad, vaid nad on õpetanud elu nägema ja mõistma ja iga kord ka nagu näitama seda, et elul on väga palju värve. Et ma olin lapsena väga selline mustvalge, et kas oli hea või oli halb, aga sellist vahepealseid asju oli väga vähe. Ja võib-olla selline elu nägemine ja elu mõistmine ja ka nende erinevate toonide kuulamine elus, kaasa arvatud teise inimese kuulamine, see ongi ikkagi kuidagi tasapihi kasvanud. Ja kasvanud tänu neile inimestele, kes mu ümber on olnud ja kes minu kaaslasteks on elus olnud. Aga esimesed õpetused on kindlasti minu esimesed klassijuhatajad. Tänaseks ka juba ammu lahkunud õpetaja Velda Kuuspalult, kes ütles mulle kuldsed sõnad, millest ma võib-olla tollel hetkel esimeses klassis aru ei saanudki. Ta ütles mulle, et kui sa teisi ei kuula ja kui sa ei õpi korda pidama, siis sa ei saa kunagi heaks inimeseks. Ja küll ma mõtlesin, et mis see, ta tutistas mind. Ja mul olid pikad patsid siis ja tutistas mind, sest ma tõesti ei kuulanud. Ma olin püsimatu ja ma ei kuulanud korda ja nende sõnades, need ei ole ju tegelikult isegi mitte keeldu, ei tahtnud ta mulle öelda, vaid ta andiski mulle kaasa sellised kõige lihtsamad õpetussõnad, et sa pead teisi inimesi kuulama ja austama seda korda, kuhu sa lähed. Ja kus sa oled, kas see on siis klassitunnis see kord või on see mingi teise inimese kodus see tema kord, see tema tavade ja kommete kuulamine ja mõistmine, see on elus väga elementaarne. Tollel ajal ma muidugi aru ei saanud ja mõtlesin, ma ei tea, mis ma mõtlesin siis. Aga tänu sellele oma õpetajatele ja nende sellistele väikestele ütlustele olen ma ennast kuidagi elus tundnud ka kindlana, et kui ikka selline
elu näinud ja vanem inimene ütleb neid sõnu, siis peab seda uskuma. Ja mida ma veel tahan öelda, et minu ema ja isa või tänu ema ja isa eluaegsetele sõpradele, kes olid ka koolidirektor Viljo Reinsalu ja tema kunstiõpetajast abikaasa Marta Reinsalu, ma nägin oma ema ja isa ja nende sõprust läbi elu. Nii et esimesed inimesed, võõrad inimesed, keda mina mäletan, olid ema ja isa sõbrad, kes olid tulnud vaatama, juba siis aastaseks saanud mind ja mul on väga hea mõelda ja väga hea näha olnud seda, kuidas sõprus võib kestagi läbi elu. Sest nüüd, kui ema ja isa on lahkunud, siis ma olen ikka alati tänuga, kui ma lähen Ida-Virumaale, sõidan ma Kuremäele vaatama Reinsalusid ja mul on hea meel, et ka minu lapsed tunnevad ennast seal nagu kodus ja Marta Reinsalu küpsetab neile alati pannkooke. Aga lisaks sellele koduse ja esimese õpetajate ja üldse õpetaja sellisele tähendusele on mu eluteel olnud palju selliseid kaaslasi, keda ma võingi nimetada ka õpetajaks. Vello Saaget kindlasti, kes andis sellise oma kirjandustundidega, eriti võib-olla ka sellise pärast tundi kestnud jutuajamistega keskkoolis, andis oskuse lugeda raamatut ja kuulata seda teksti, mille on pandud kirja varasematel suurtel nimede poolt ja mis on nagu kantud nii mitte ainult sellisest ühe inimese nagu kirjaniku enda tunnetusest, vaid kus sa võid ja kui sa oskad lugeda, võid sa kuulata tegelikult ka seda sama elu. Ja Vello Saageg oli ka see selline suur eripära, mida ma kujutan ette, et mis võikski olla meie ideaalsetel õpetajatel, et ta oli nii suur isiksus. Ta oli inimesena sädelev, tal oli oma arvamus kõikide asjade kohta, ta julges seda öelda ja ta õpetas meid ka arvama ja oma arvamust ütlema. Ja ülikooli ajal mul oli ju õnn ikkagi õppida sellel ajal ülikoolis, kus ühest küljest see väline kõik, mis ühiskonnas toimus, oli ikkagi ju seotud väga selgelt sellise survestamise ja nõukogude meelsuse peale surumisega ja selle sissetoomisega vägisi ka õppetöösse, aga samas loodi just sel ajal Juhan Peegli poolt see ajakirjanduse osakond, ajakirjanduse kateeder, kuhu Juhan Peegel tõi õppejõududena sellised noored, sädelevad inimesed nagu Marju Lauristin, Peeter Vihalem, Sulev Uus, Andrus Saar, Hagi Sein. Nad kõik olid isiksused. Kõik olid isiksused pluss ikkagi see, et Juhan Peegel oma suure humanistliku suhtumise ja arusaamisega nii noorte inimeste käitumisest, tegudest, suhtumisest kui ka sellest, kuidas neid peab nagu aitama või kuidas neid peab toetama või et kuidas neid peab julgustama edasi minema. Ta näitas jälle nagu uut otsa sellel teel. Nii et igal õpetajal, alates tõesti minu enda emast, kellega mul muidugi kui õpetajaga olid väga keerulised suhted, sest mulle tundus alati, et ta jälgib seal kodus, et kui ma ei viitsi õppida, et siis ta laseb mind järgmine päev tunnis küsida. Ja sellest kahtlusest ma ei ole muide siiamaani aru saanud. Ma arvan, et ta seda tegi. Ma ei küsinud ta käest seda lõpus. Aga ma arvan, et ta tegi ja et ta püüdis mind omamoodi nagu kasvatada ja sundida sellist korda ja distsipliini pidama. Seda küll sõnades välja ütlemata, aga ta lihtsalt jälgis, et kui ma niimoodi ei viitsinud õppida, siis ma järgmine päev sain ise karistada, aga seda siis kellegi teise poolt. Ja kõik järjest need õpetajad on olnud isiksused, neil on alati olnud julgust näidata ka, millised nad inimestena on. Et võib-olla see teebki inimese sädelevaks, et tal on
erinevates rollides, mida ta elus täidab, julgus näidata, kes ta inimesena on, julgus öelda, mida ta arvab, julgus armastada, julgus näidata oma tundeid, olla emotsionaalne ja kõik minu õpetajad on sellised olnud. Me läksime nüüd juba sujuvalt ülikooli juurde, kuid ma tahaksin tulla siiski tagasi selle otsuse juurde tulla 15-aastasena väikese tüdrukuna ju tegelikult tol ajal sealt turvalisest isakodust ära üksinda siia Tartusse, Ühikasse õppima. Rääkige sellest, kuidas see oli see elu siis teil siin? No takkajärele vaadates on see väga naljakas. Väga naljakas aeg oli see, aga ega ta tollel hetkel ikka väga naljakas ei olnud. Sest ma tulin, ikkagi sisseastumiskatsed olid ju Tartu 8. keskkooli sinna kirjandusklassi ja ma mäletan, et see, mida ma Vello Saage käest teada sain pärast neid sisseastumiskatsete sooritamist, oli see, et ma olen ju Alutaguse metsast ja seal räägitakse, ja ma räägin muide siiamaani, räägitakse kogu aeg 3. vältes, et ma teen väga halvasti vahet 2. ja 3. välte vahel. Ja Vello Saage ütles mulle seda esimesena välja, et kuule, sa ei tee ju mingit vahet, sul on kõik sõnad ühtemoodi 3. vältes. Ja ega ta mulle eriti ei püüdnudki kogu selle 3 aasta jooksul seda 2. ja 3. välte vahet väga põhjalikult selgitada. Aga kui ma tulin siia, siis oli nagu lootus, et ma saan ühiselamusse. Et sellel koolil oli ühiselamu, sest tuli ju tollel ajal, nii nagu praegu tullakse muide Treffnerisse õppima või ka Miina Ärmasse üle Eesti. Nii et mina ei olnud sugugi ainus, kes sellel aastal tuli siia. Ma olin vist küll kõige kaugemalt tulnud ja kõige kaugemast sellisest kandist Eestimaal. Aga et oli nagu lootus ühiselamu kohale. Kui ma siia augustis saabusin, siis ühiselamu kohta enam ei olnud. Ja siis oli nagu tõsine nõutus ja ma elasin kõik need 3 aastat üürikorterites, väga erinevates tingimustes, väga naljakate juhustega kokku puutudes, väga selliseid minu jaoks tollel ajal täiesti erilisi olukordasid nautides. Esimene koht, kus ma olin, kuna ma olin tulnud nagu Ühikasse ja seda ühiselamut ei olnud, siis ma esimese üüritoa sain või üürikorteri või üürivoodi, ma ütleksin, sain ma üldse ühelt lillemüüjalt Tartu turult, sest mõnal ei osanud küsida. Ja see oli tõesti siin Kroonuaia tänavas, sellel vanaproual oli 1 tuba ja minul oli sealt toast siis oma voodi, ega mul rohkem ei olnud. Ja siis kõige rohkem või kõige kurvastas mind mitte see 1 voodi, kus ma pidin ka õppima, vaid mind kurvastas see, et kui ma pidin 1. septembril uude kooli, täiesti suurde kooli, sest Pagari 8. klassi kool oli väike, pidin minema, siis selle vanaproual oli see selline triikraud, mis läks soojaks ainult siis, kui sa sinna panid need kuumad sööd sisse. Aga tuld pliidi alla ei tohtinud teha, sest soe oli. Ja minu seelik oli nii kortsus, aga mul ei olnud võimalik triikida. Ma pidin minema 1. päeval võõras kohas, suures linnas, ei tunne kedagi, pidin minema kortsus seeliku ja kortsus pruusiga kooli. Ja see on mul nagu kõige rohkem hinge jäänud. Et tõesti, et Priit Pihlap, kes oli minu klassivend ja istus minu taha, ütles, et muidu oled küll punapõskne, sest ma olin punapõskne siis, aga et seelik on sul kortsus. Ja see ei lähe mul elu lõpuni ilmselt meelest. Ja tal oli õigus. Nii et need 3 aastat olid väga kirevad ja seiklusrikkad ka, sest et ikkagi see üürikorteri leidmine ja võõraste inimestega harjumine. Aga nagu ma ütlesin, juba 1. klassis öeldi mulle, et kui sa lähed kellegi juurde, siis kuula, mis on tema elukord ja mida tema räägib ja kuidas tema oma elu on sisse seadnud, et sa ei saa minna
teise juurde ja hakata trampima oma nõudmiste ja tahtmistega. Nii et küllalt oli neid aegasid, millal kurvastasid siin Emajõe ääres ja tahtsid koju tagasi minna. Muidugi ma tahtsin koju tagasi minna. Muidugi ma tahtsin minna, kus oli kõik olemas ja toit laual ja kõik köetud ja kaitstud, aga mul oli isa, oli mul sellise äkilise iseloomuga ja väga sihikindel, kui kord oli otsus tehtud, siis sellest ei taganetud ja tema ütles, et ei, ise tahtsid sinna minna, enne virisesid, et tahad minna, nüüd pead toime tulema. Ja ega siis muid valikuid ei olnudki. Ema oleks muidugi võtnud koju tagasi ja oleks pigem võib-olla rõõmus olnud, aga ma olen mõelnud, et see tulek oli ikkagi väga suur õnn kokkuvõttes, sest ei tea, kas ju muidu Vello Saage käe all oleks saanud nii palju kirjandust lugeda, sest Vello Saagel oli suurepärane raamatukogu ja ega tollel ajal ju ei liikunud ikkagi seda sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal välja antud kirjandust. Tänu Vello Saagele, kes lubas meil keskkooli õpilastena käia oma kodus raamatuid võtmas, laenutamas, tagasi viimas. Ta ei kirjutanud kunagi üles, mida sa võtsid. Kas sa võtsid Maria Underi või võtsid sa Artur Atsoni või võtsid sa Viisnapuu. Ta usaldas ja võt see usaldus töötas. Ja võt, kui ma ei oleks tulnud siia, siis võib-olla ma oleksin hakanud tegelema matemaatikaga või ma ei tea. Aga igatahes oli see aeg, õpetas elust palju, õpetas kõigega ise toime tulema, sest oli ju olukordasid, mida sa pididki kohe lahendama, et sa ei saanud koju helistada Pagarikülasse, selleks pidin ma siin Laia tänava suures telefoni keskjaamas ootama tunde vahel, et üldse küsida nõu. Siis võib-olla seda nõu enam ei olnud vajagi. Ja ka need inimesed, keda ma nägin seal, kelle juures ma üürikorteris olin, need inimesed on tänaseks juba kõik lahkunud, aga nad olid kõik väga huvitavad. Tollel ajal ei saanud aru, takkajärele ma mõtlen ikkagi, et see oli elus selline periood, mis pidi olema, mis ilmselt õpetas mind ja õpetas palju ka toime tulema ja mitte alati kõigepealt teiste peale lootma, vaid ise püüdma. Pärast keskkooli lõpetamist valisite te endale ajakirjaniku tee, et läksite Tartu Ülikooli ajakirjandust õppima. Et teie kursusekaaslased ja ka siis need, kellega te olete ülikoolis koos töötanud, on olnud üks väga kirev seltskond. Et rääkige meile nendest ka natukene. Ja eks see, et ma läksin ajakirjandust õppima, oli tingitud ka mitmest asjaolust. Eelkõige oli see minu enda otsus. Minu kirjandusõpetaja Vello Saage, minu Pagarikooli õpetaja Vilma Lehtse, minu ema, kõik lootsid seda, et panen õppima Eesti filoloogiat. Aga ma olin siiski Sädeme korrespondent ja ma töötasin Sädeme korrespondendina, tegin kaastööd ka õppides siin Tartus juba. Ja mulle tundus, et ajakirjanduse osakond, mis sellel aastal 1976 just avati ja kuhu võeti esimene kursus ju nii päris selliseid ehtsalt ajakirjanikuks õppivaid tudengeid, see oli niivõrd põnev. Ja juba siis, ja Marju Lauristin on mulle seda ka hiljem meenutanud, et juba siis sisseastumiseksamitel ju küsiti, või vestlus oli see õigemini, kõik tollased õppejõud või meie tulevased õppejõud küsisid, et miks te tulete ajakirjandust õppima. Ja juba siis enamus meist ju vastas, et me tahame kas maailma elu või inimesi aidata ja paremaks muuta. Nii et kogu see seltskond, kellega me koos asusime õppima, oli ja on tänase päevani ju väga toredad inimesed, väga huvitavad inimesed ja ka Eesti kultuurielus ja Eesti elus üldse palju tööd teinud ja seda elu palju kujundanud inimesed. Nendest
nendest on, kui mõned nimetada, siis Aarne Rannamäe on mitte ainult minu kursusekaaslane olnud, vaid Aarnega oleme me seotud juba alates keskkoolist, sest Aarnega käisime me ka ühes klassis keskkoolis. Tema oli Tartu poiss, kes õppis Tartu 8. keskkoolis saagiklassis ja mina lihtsalt ju tulin juurde. Või siis Katrin Saks oli meie kursusel, Kärt Hellermaa, Erki Beerents. Nii et kui ka mõnda nimetada, siis kõik on kuulnud nende nimesid. Ja tänu sellele, et kõik olid nii sädelevad ja ka rõõmsad isikusused. Ja meil oli väga tore koos olla. Nii et me mitte koos ainult ei õppinud ja ei valmistunud ühiselt eksamiteks, vaid me olime ka need, kes tõesti palju veetsid aega ühiselamus, korraldades ühiselamusraadiot. Erki Beerents oli nagu üks nendest, kes pidas ühiselamus, Pälsoni tänava ühiselamus, nüüd Pepleri tänav. Seal korraldas sellist ühiselamuraadiot, kirjandusõhtuid, andsime välja seinalehte tollel ajal ju ei olnud muud. Ja see elu kindlasti kujundas ja andis meile kõigile palju kaasa. Ja mida ma arvan, et miks me olime nii kokkuhoidvad ja nii palju koos tegevad, oligi ikkagi see põhjus, et me kõik alles otsisime midagi ja meis ei olnud kadedust. Teie ametikäik on olnud äärmiselt põnev ja kirju, et te olete töötanud nii oma erialasel tööl, Kuku raadios. Te olete olnud lektor Tartu Ülikoolis ja muidugi kõige rohkem tuntakse teid Eesti Rahva Muuseumi direktorina. Rääkige meile veidikene, mis on teie erinevad töökohad teile andnud? Mul on olnud tõesti, kui te nimetate nüüd, siis ma ütlen, et kõik töökohad on olnud suurepärased. Kõik on olnud huvitavad, kõik on võimaldanud mul tegelda erineva nurga pealt võib-olla, aga tegelda ühe suure sellise armastusega nagu Eesti kultuur, Eesti kultuuri lugu ja Eesti kultuur, kõik see, mis meie ümber on. Kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli ajakirjanduse osakonna, siis mul oli mul ikkagi suur tahtmine minna tööle Hiiumaale. Hiiumaa lehte, kuna me olime ju ülikooli ajal olnud tööl või praktikal küll, aga mina ka mitu kuud tööl, küll Võru lehes ja Hiiumaa lehes ja mulle tundus see Hiiumaa nii romantiline olevat. Ja et seal oleks väga tore inimestega suhelda ja kirjutada ajalehtel lugusid ja uurida ja tutvuda selle Hiiumaa lehega, sest ma kuidagi tundsin ennast Hiiumaal väga hästi, kuigi mul ei ole, mul on Alutagus metsad, eks ole, ja mul ei ole mere ja Hiiumaaga mingit pistmist. Aga siis ikkagi läks nii, et kui Juhan Peegel ütles, et oleks ikka vaja ja küll oleks tore, kui sa jääksid siia ülikooli tööle ja hakkaksid õpetama siis Eesti ajakirjanduse ajalugu, siis mulle tundus, et see on ka selline kutse ja selline pakkumine, mida tehaksegi ükskord elus. Ja ma ei suutnud vahetasin oma Hiiumaa ülikooli jäämise vastu. Nii et kui ma asusin ülikooli tööle, siis ma olin natukene vanem kui need, keda ma asusin õpetama ja ma loodan, et kõik mu õpilased ja üliõpilased tollest perioodist annavad mulle andeks kõik need eksimused, mis ma tegin ja kõik selle, kui ma ka vahel kuri olin nendega ja eksamil läbi kukutasin, ega ma eksamil kukutasin ju paljusid ka läbi. Aga ma arvan, et aeg on kõik need haavad seal neilt ka tasandanud. Nii et mul oli väga tore just selles mõttes, et ma õppisin ise paralleelselt sellega, kui ma pidin teisi õpetama. Ja need, keda ma õpetasin, olid alati, ma ei oska küll öelda, et mul oleks ühtegi sellist negatiivset kogemust tollest ajast. Et pigem ma tulin ülikoolist ära mitte sellepärast, et mulle ei meeldinud seal, vaid ma tundsin, et kui saabus uus Eesti aeg, kui Eesti sai vabaks, siis midagi ju muutus ka ajakirjanduses kohe. Ja mulle tundus, et ei ole õigus õpetada ja rääkida Eesti ajakirjanduse ajaloost
nüüd täpselt samamoodi, nagu sa õpetasid seda veel nõukogude ajal. Et sa pead ka ajaloost on alati palju õppida. Ajaloogu on võimalik näidata ikkagi erinevate rõhuasetustega, näidata natukene ühte värvi või teist värvi rohkem. Et kui Eesti Vabariik saabus, siis tuleb ka meie ajakirjanduse ajalugu ja Eesti kultuurilugu kuidagi teisiti õpetada. Ja selleks, et aru saada, kuidas teisiti õpetada, mida vajab töötav ajakirjanik uues Eestis. Selleks ma läksin tööle Tartus loodud kohaliku raadiojaama Kuuraadio. Ma loodan, et mõned veel mäletavad seda. See oli uus raadiojaam, kus oli väga hea seltskond, kes tegid kõik originaalsaateid ja minul oli au ja rõõm olla seal siis peatoimetaja. Mu kaaskond oli väga huvitav, seal oli palju neid inimesi, kes tahtsid ajakirjanikuks saada, kes täna on ka saanud ajakirjanikuks. Olav Suuder näiteks, kirjanik Andrei Hvostov, Tiina Joosu, kes töötab nüüd kusagil kaugel Ameerikas. Väga põnev ja hästi ka eripalgeline seltskond. Nii et siis ma töötasin puhtalt 2 aastat ajakirjanduses, olin 100% kõige toimuva sees, õppisin uuesti ise aru saama, mida tähendab see ajakirjaniku elu, sest õpetades teisi on alati kuidagi kergem lugeda neid õpetussõnu ja et mida ja kuidas sa pead tegema. Aga kui sa oled ise ajakirjanikuna elus sees, siis sa hindad paljud asjad ümber. Nii et ma olin veendunud tegelikult selles, et ma lähen tagasi ülikooli. Siis juhtus järgmine juhus, et ma hoopis kandideerisin Eesti Kirjandusmuuseumi direktoriks. Ja see on võib-olla üks kõige kummalisemaid liikumisi, millest ma ise ka hästi aru ei saa. Eesti Kirjandusmuuseumis on, teate, selline suurepärane raamatukogu, nagu arhiivraamatukogu. See on üks neid Eesti raamatukogusid, mille varamus on peaaegu kõik, mitte küll 100%, aga peaaegu kõik, mis eesti keeles on ilmunud, alates kõige esimestest eestikeelsetest trükistest. Ja selle arhiivraamatukogu asutas ju aastal 1909 Oskar Kallas, kes oli ja arhiivraamatukogust kasvas välja tegelikult meie Eesti Rahva Muuseum. Aga miks see arhiivraamatukogu juba tollel ajal oli väga oluline meile, siis selles arhiivraamatukogus on kõik eestikeelsed ajalehed. Kõik. Alates meie esimesest ajalehest lühike õpetus kuni siis tollel ajal ilmuvate ajalehtedeni ja Juhan Peegli õpetamisel, nõudmisel olime me käinud juba ülikooli ajal palju arhiivraamatukogus lugemas neid vanu lehti, et me nuusutaksime vana Pärnu Postimehe või Eesti Postimehe tooni ja saaksime aru, kuidas ajakirjandus oma lugejaga rääkis vanadel aegadel. Ja käies niimoodi seminaritöödeks ja kursuse töödeks nuusutamas neid vanu ajalehti, olin mina juba armunud nendesse vanadesse ajalehtedesse. Ja kui vabanes Eesti Kirjandusmuuseumi direktori koht, siis ega mina ise ei tulnud selle peale, et mina Kuuraadio peatoimetajana lähen ja hakkan kandideerima tollase Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nimelise kirjandusmuuseumi direktoriks. See ei olnud minu mõte. Vaid minu juures käis, ma mäletan väga täpselt, tuli ühel õhtul, pime oli juba, tuli Mart Orav, kes töötab ajakirja Akadeemia toimetajana juba väga-väga kaua. Ja tema tuli ja ütles, et sa armastad neid vanu ajalehti ja nüüd pead kandideerima Kirjandusmuuseumi direktoriks. Et see maja ja kõik selle kogud, sest Jakob Purda suured rahvaluulearhiivi kogud on ju ka seal majas. See maja vajab sellist tugevat kätt, mitte head juhti, vaid tugevat kätt. Ja Mardiga me olime juba ülikoolis koos õppinud, tema õppis Eesti filoloogiat, mina ajakirjandust ja koos malevas olnud ja siin Tartu linnas ikkagi väga palju kokku puutunud. Miks ta mind niimoodi sinna kandideerima peaaegu sundis, seda
ei oska Mart ise ka enam öelda, tal oli selline tunne. Miks mina sellele tema kutsele või nõudmisele järele andsin? Noh, ju siis minus oli ka mingisugust kibelust midagi veel proovida ja panus oli ka selline, et energiat oli palju ja tahtmist midagi teha oli palju, aga mina julgen küll öelda, et minu puhul oli kindlasti oluline roll ka sellele, et mul süda valutas nende vanade ajalehtede pärast. Et kuidas need seal ikka säilivad ja kuidas neil see elu on ja mulle tundus, et tuleb nendega midagi teha. Nii et ma võtsin kogu jõu ja oskuse ja teadmise kokku, kandideerisin Eesti Kirjandusmuuseumi direktoriks ja need 10 aastat, mis ma Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina olid ikka suurepärased aastad. Huvitavad, see töö oli huvitav, need kogud on ju fantastilised, kogu Eesti kultuuri kirjalik pärand on sul hooldada. Kogu Eesti kultuuri selline mälu, kirja pandud mälu on seal ühes majas, erinevates fondides ja kui sa vaatad neid Jakob Hurda suuri rahvaluule köiteid ja saad aru, et selle kõik Eesti rahvas pani kirja juba aastal 1880 ja vastates Jakob Hurda rahvaluule üleskutsel, pani kirja, saatis, ei mõelnud kordagi sellele, mis ta selle eest saab. Kas talle keegi maksab? Ta maksis ju peale, ega siis posti teel saatmine oli suhteliselt kallis sel ajal. Ja kui sa neid vaatad ja saad aru, et jah, see on nii suur väärtus, et seda tuleb hoida ja sellega tuleb tegeleda ja sul on võimalus seda teha. Ja selle 10 aastaga me kujundasime Kirjandusmuuseumis välja väga ühtehoidva ja sellist ühtset missiooni ja vastutust ja ka suurt ideed hoidva kollektiivi. Võt seda juhina tunda, et sul terve asutus tahab ühte ja mõtleb suures plaanis, mõtleb nagu isegi üllalt ja ideeliselt. Ilusamat aega juhina on raske ette kujutada. Ja kui ma pidin Kirjandusmuuseumist lahkuma, sest ma olin 10 aastat direktor olnud ja ükskõik kui raske see lahkumine oli, mina nutsin ja ka kollektiivis mõned nutsid, siis ma arvan, et see oli õige. Sest 10 aastat juht olla, sa lähed natukene võib-olla mugavaks. Ega mul hakkas seal viimastel aastatel ju tekkima ka selliseid momente, et nagu töö läks juba nii ladusalt ja kuhu ma siis läksin? Ma siis läksin lugema oma Postimeest. Et mul tekkis üha rohkem selliseid päevi, kus ma võisin rahulikult lugeda ajalehte Postimees, siis väga pikka perioodi juures, seda enam, et juba sellel ajal oli mul ju väga kindel soov, unistus, mõte, tahtmine, me võime ükskõik mida öelda, kunagi kirjutada monograafia Jaan Tõnissonist. Sest Jaan Tõnissoni juurde olin ma jõudnud juba väga ettevaatlikult oma õpingute ajal ülikoolis. Tollel ajal, küll nõukogude ajal, see Jaan Tõnissoniga tegelemine ei olnud kuidagi soositud ja Juhan Peegel elu näinud inimesena ütles, et jäta see Jaan Tõnisson, tegele praegu nagu sissejuhatuseks millegi kergemaga. Nii et ma uurisin enne küll kirjandusajakirju ja kirjanduslikku mõtet Eestis ja Tartu renessanssi, aga liikusin kuidagi väga pikka mööda ja kobamisi ikkagi Postimehe ajaloo poole ja Jaan Tõnissoni isiku mõistmise poole. Ja kui ma täna mõtlen, siis ma olen täna alles poolel teel. Sest Jaan Tõnisson on nii suur oma tegevustes ja olemistes, et temani jõuda ja teda mõista ja tõlgendada on ikka väga raske. Aga eks seal Kirjandusmuuseumis tekkis jah, lõpus üha rohkem seda aega ja võimalust lugeda neid vanu ajalehti ja nende üle ka mõtiskleda. Ja lahkumine sealt oli
ma kurvastasin südamest, jah. Aga läksite kohe edasi järgmisse muuseumisse ja jälle direktoriks? Ja see ka kandideerisin, nii et võib-olla see oli kuidagi loomulik jätk sellele. Nagu ma ütlesin, siis Kirjandusmuuseum ja tänane Eesti Rahva Muuseum on ju kunagi olnud siiski üks muuseum. Need ongi Eesti Rahva Muuseum, mis loodi ikkagi selleks, et meie oma kultuuril oleks oma kodu. Kodu, kus seda kultuuri ka võib-olla väikestes tükkides, mõnikord suuremates tükkides hoitakse, säilitatakse, kogutakse, mõtestatakse ja näidatakse ka teistele. See üllas idee, mis 1909. aastal sügavalt Tsaari-Venemaa ajal Tartu noorte haritlaste eestvedamisel ellu viidi, see on ju väärt seda, et seda püüda oma parima oskuse ja tahtmisega jätkata. Ja kuna ma olin nagu sellel pooles muuseumis juba töötanud, mis 1940. aastal lõhuti see muuseum 2 tükiks, selles kirjandusmuuseumi pooles olin ma juba 10 aastat olnud, siis tundus kuidagi loomulik kandideerida just siis välja kuulutatud Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. Ja Eesti Rahva Muuseumi direktoriks sain ma siis 2006. aasta alguses. Nii et mul on tõesti olnud õnn näha ja töötada selle Eesti Rahva Muuseumi mõlemas pooles ja olnud õnn ka töötada selle juures, et Eesti Rahva Muuseum saaks oma hoone, mida hakati muide planeerima ja projekteerima ja mille üle unistama ja millest mõtlema juba aastal 1909. Kohe sel ajal, kui muuseum asutati, võime protokolli raamatutest lugeda, et kõige tähtsam on see, et sellel muuseumil oleks oma maja. Maja, kuhu just nimelt kas suurte või väikeste tükikeste ja esemetena on võimalik koguda seda rahva enesetunnetusele, eneseväärikusele nii olulist omaenda ajalugu. Nii et ma olen õnnelik inimene. Mul on töökohad olnud just sellised, mis ongi võimaldanud võib-olla mul säilitada ka seda usku oma rahvasse ja usku inimesesse ja et kui oleksid töökohad olnud raskemad ja keerulisemad, siis võib-olla ei oleks, ma ei tea seda, aga mul on lihtsalt olnud õnne, ma olen olnud õnnelik inimene. Krista Aru nime seostatakse võib-olla kõige rohkem selle Eesti Rahva Muuseumiga, et võib-olla räägiksite üldse mõne sõnaga sellest hoonest, mida nüüd loodetavasti siis varsti saame me kõik külastada, et kuidas siis niimoodi läks, et ta ikkagi Tartusse tuleb ja mitte Tallinnasse, selle üle on olnud tohutu palju vaidluseid. Mida teie ise sellest üldse arvate? Võib-olla ma mõne sõnaga üldse ütlen nagu veel suuremat pilti, et Eesti on väike, Eesti on armas väike, Eestil on väga tugevad oma sellised voorused, Eestis on väga ilus loodus ja nii edasi. Ja Eesti peaks kindlasti olema see koht, kus suudetakse hoida terve see Eesti ikkagi eluga täidetud ja eluga kaetud. Ja kui me läheme seda kergemat teed, et kõik see koondub Tallinnasse, otsused lähevad Tallinnasse, raha voolab läbi Tallinna, siis see ei ole õige. Nii et minu meelest mitte ainult see, et Eesti Rahva Muuseum kunagi 1909. aastal sündis Tartus, et sellepärast peab see jääma Tartusse. Ei, paljusid asju me ei pea tegema sellepärast, et see kunagi ajaloos on nii olnud. Vaid eelkõige see Eesti Rahva Muuseumi koht on Tartus sellepärast, et Tartu peab olema ideede, aadete, vaimu pealinn ja ta peab seda olema ka 21. sajandil. Tartus on ka tänaseni väga häid koole, palju häid koole. Tartus on väga huvitavad teised muuseumid. Tartu on ideaalne koht, et muuseumide toel, koolide abil ja võib-olla ka teiste kultuuriasutuste üksmeeles püüda nüüd edasi viia ja aidata sellist kultuuri
21. sajandi toetamist ja käsitlemist ja kogu sellist ka ühistegevust sellise 21. sajandi mõttes. Nii et kui ma ütlen, et Eesti Rahva Muuseum peab olema Tartus, ma ei mõtle mitte niivõrd seda, et ta on kunagi Tartus loodud, kuivõrd seda, et Tartu peab säilitama vaimu ja aadete pealinna sellise koha ja tähenduse ja pigem neid kasvatama ja selleks võiks kaasa aidata palju Eesti Rahva Muuseum. Ja Eesti Rahva Muuseumi hoone puudumine kuni aastani 2016, millal see tõesti ju avatakse. See on olnud nagu meie saamatus. Kindlasti ka ühiskonna muutumise tagajärg, kindlasti ka selline olude ja majandustingimuste raskuste aeg. Sest nagu ma ütlen, siis esimene projekt Eesti Rahva Muuseumi ehitamiseks oli valmis ju aastast 1915. Siis oli esimene maailmasõda, mis seda takistas. Siis tuldi selle juurde kohe Eesti Vabariigi algusaastatel. 1919, 1920 juba räägitakse jälle tõsiselt Eesti Rahva Muuseumi hoone ehitamisest. Ja kui antakse Eesti Rahva Muuseumile kasutada Raadi mõisa hooned, siis see on ajutine lahendus. Seda ei mõelnud tollel ajal 1924. aastal mitte keegi, et see jääbki igaveseks nii. Aga isegi need ajutised hooned ju lagunesid ära. Need lihtsalt pommitati ja said tulekahju sukka. Et pigem on tõesti see meie kohustus, meie tänase põlvkonna kohustus leida ja teha valmis see Eesti Rahva Muuseumi hoone. Et see Raadi väljale sai ja et see hoone projekt sai just selline, siis vaadake, olles Eesti Rahva Muuseumi direktor, ei hakanud mina kunagi ütlema, kas mulle see projekt meeldib või meeldib. See oli välja valitud rahvusvahelise žürii poolt, selleks valimiseks oli kulutatud ja üldse konkursiks oli kulutatud hulga raha. Mul puudus igasugune tahtmine hakata arvustama, mina, kes ma ei olnud asjatundja, arvustama seda, et kas mulle meeldib või meeldib, mis tähtsus seal oli. Kui see oli parimate asjatundjate poolt välja valitud, siis tuli sellest projektiga tööd teha, et sellest teha maja. Me töötasime ju selle prantslaste ja liibanonlase ja jaapanlase poolt võidutööna välja toodud mälestuste välja projekti põhjalikult ringi. Me tegime sellest hoonest, mis tõesti esialgu ei kõlvanud mitte kusagile. Sellest esimesest variandist poleks mingil tingimusel muuseumi saanud. See oli klaaskatusega ja klaasmaja. Sellest tehti korralik maja. Ma tänan kõiki Eesti insenere ja kõiki Eesti arhitekte ja kõiki Eesti projekteerijaid, kes muuseumi rahvast väga palju siin toetasid. Ja eriti muidugi ma tänan kogu Eesti Rahva Muuseumi kollektiivi, sest see ei olnud ühe inimese töö. See oli kollektiivi töö. Ja alates sellest, kuidas me mõtisklesime läbi, millised peavad olema hoidlad, kuidas nende hoidlate puhul tagada see, et kõikidele esemetele oleks sobiv kliima, aga et seda oleks kallis ülal pidada. Nii et see, milliseks see maja projekt sai, enne kui seda ehitama hakati, see oli kollektiivne töö. Ja selle kollektiivi tahtmine ja usk, et seda maja on vaja. Me võime küsida ka nii, et kes sinna Raadi väljadele tuleb. Meie kõigepealt peame me ise, eestlased, selle koha omaks võtma. Ja küll mul oleks hea meel, kui ma näeksin seda, et me tõesti Eestimaal mitte ei virise selle üle, vaid me suudame oma kultuuri ja ka oma puunõude ja oma vokkide ja oma kinnaste ja oma uhkete mustrite üle rõõmsad ja uhked olla. Mitte keegi teine ei ole selleks kohustatud. Selleks oleme kohustatud mina ja teie ja kõik teised. Kõik need eestimaalased, ka teisest rahvusest, kes Eestis elavad. Meil ei ole mingit õigust öelda, et nemad ei kuulu meie ellu. Need inimesed, kellel on siin oma kodu ja kes seda Eestit tunnistavad oma kodu, nende jalajäljed on ju ka meie kultuuris.
meil ei ole mõtet hakata 21. sajandil ehitama maja, mis oleks suletud tänasele päevale või tänasele kultuurile. Ei tohi seda teha. Ja sellepärast on see uus Eesti Rahva Muuseumi maja, mitte ainult muuseum. Muuseum on ta kõigepealt, muuseum on ta kogude jaoks, muuseum on ta selline meie enda kultuuri tutvustamise jaoks. Aga vaimusilmas vajame me just oma kultuuri hoidmiseks, mõtestamiseks, tõlgendamiseks. Kõik ei saa ju alati kõike teada. Kättesaadavaks tegemiseks vajame mingit keskust. Vot selle ERM-i uue maja näol tekib see keskus, kellele me saamegi panna ka usaldada seda vastutust ja usaldada seda tööd. Ta ei ole mitte ainult muuseum, vaid ta võiks ja peaks ja ma usun, et ta saabki selliseks koondavaks kohaks paljudele meie tegevustele. Ja minu meelest oleks õige, kui paljud need mittetulundusühingud, kes tegelevad Eesti kultuuri mingisuguse külje hoidmise või arendamisega, need ka leiaksid seal majas oma nurgakese, kus oma tegevust hoida ja juhtida. Nii et see Eesti Rahva Muuseumi maja raadil kannab endas nii palju sõnumeid ja kannab endas nii palju võimalusi. Ja meie kohustus nüüd see kõige paremal moel panna tööle, panna nii elama, et meil tõesti sellest kasu ja rõõmu oleks. Krista, teie töödest ja tegemistest kuigi palju ikka inimesed teavad, aga teie pereelu on jäänud avalikkuse eest kuidagi, te olete seda osavasti varjanud. Mina olen saanud teada, et te juba 10 aastat elate niisugust võib-olla huvitavat kaugsuhet oma arstist abikaasaga, kes elab ja töötab Saksamaal. Et rääkige, kuidas te olete suutnud hoida oma abielu, oma häid suhteid niisuguse distantsi pealt? Jah, ega ma ei ole enne oma pereelust rääkinud ja ei ole rääkinud mitte sellepärast, et ma midagi häbeneksin, vaid ma võib-olla ei ole osanud ka sellest niimoodi rääkida. Nüüd täna ma olen juba nagu küpsemaks saanud ja vaadanud sellist meie endi elu ja rõõmuga ka julgen tunnistada, et nii minu abikaasa jaoks kui ka minu laste jaoks ja nüüd ka minu lapselapse jaoks on ikkagi see Eesti, see kodu. Eesti mitte ei ole ainult sünnikoht, vaid on kodu ja ükskõik, kus nad on, siis ikkagi me kõik koguneme kokku vähemalt 2-3 korda aastas, veedame väga toredasti ja väga avatult oma aega. Ja võib-olla see tee selleni, et ikkagi kodu on Eestis, ei ole olnud alati nii rõõmus ja kerge ja pole osanud ka ise väga hästi võib-olla käituda. Aga täna ma julgen küll öelda, et kui ma lapsena tahtsin saada selliseks stjuardessiks, teadmata küll täpselt, mida see töö tähendab, siis täna ma nagu suudan täita mingil määral stjuardessi kohustusi, et ma katsun ikkagi ükskõik, mis aastaaeg või ükskõik, mis tegemised on, siis ma katsun niimoodi kõike planeerida, et ma korra kuus käin Saksamaal. Käin oma abikaasa juures ja eriti tore aeg oli siis, kui poisid ka õppisid veel Saksamaal, et siis mul oli kõik mehed Saksamaal, mina Eestis ja kõik mehed Saksamaal. Ja mida ma selle elu peale ütlen, siis alati on ju oluline see, mida inimene ise tahab. Kui inimene teab, mida tema tahab, siis tema kindlasti hoiab seda, mida ta tahab. Siis ta jõuab seda hoida, siis ta jõuab sellesse panna oma hinge ja oma emotsioone. Ja meil on kindlasti see asi ka, et me oleme nüüd natukene harjunud ja usaldame ja arvestame teineteisega. Et ma tean, et tema on väga hea arst ja tollel hetkel, kui ta siin Eestis aastal 2004 tahtis arstina uuesti tööle hakata, vahepeal ta püüdis oma firmat teha, siis tollel hetkel ikkagi tal ei olnud siin Eestis võimalust arstina tööle hakata, sest ta ei olnud kantud arstide registrisse, aga Saksamaal oli tal võimalus kohe sooritada uuesti üks eksam ja asuda kohe tööle. See arsti elukutse on selline, et seda ei tohi väga
kauaks jätta kusagile riiulile ootama, et on mõned asjad, mis võivad oodata, aga arsti elukutse on ilmselt see, et sa pead sellega kogu aeg selle sees olema. Ja nii see läks ja mul on väga hea meel näha seda, et ta oma elukutse valikus ja elukutse sellises edenemises on olnud väga edukas ja kõik on väga kenasti läinud ja ta tööalaselt on, ma julgen küll öelda, et minu mees on kõige parem arst, keda ma üldse tean. Aga meie enda pereelu hoidmine on tõesti põhinenud eelkõige usaldusel ja tahtmisel, et meil ei ole omavahel saladusi, me riidleme ka siis, kuigi me vahel harva saame kokku, aga erimeelsused me lahendame alati ära ja mis on esimene asi, me räägime. Me räägime väga palju, me usaldame teineteist ja see vist ongi elus kõige tähtsam, et kui sa tahad ja kui sa usaldad, siis läheb kõik hästi. Aga kui sul seda usaldust ei ole, siis sa võid inimesega füüsiliselt ju kõrvuti elada. Aga kui sa temaga ei räägi ja kui sa kardad talle oma mõtteid avaldada, siis ei ole ju see suhe ka väga hea. Ja tänapäeval on pealegi kõik nii kerge. On Skype, telefonid, polegi. Ma tean väga hästi seda, kuidas mu mees seal täna sõitis ta tööle näiteks S-baaniga, läks metrooga, mida õhtul ma küsin ta käest, kas ta tegi endale ise süüa või käis ta linnas söömas. Nii et sellised väikesed detailid ju ka lähendavad ja hoiavad koos. Ja ükskõik, ma võin ringiga ikkagi kinnitada seda, mida ütles mulle minu ämm. Kui ta mulle seda ütles, siis ma ei saanud sellest aru. Ja mõtlesin, et ta tahab naise tähtsust suurendada, aga ta ütles mulle kuldsed sõnad. Peret hoiab koos alati naine. Ja kõik sõltub naise tahtmisest. Mehel, ma vabandan meeste ees, eks ole, mehel ei ole selleks kunagi aega ja nii palju kannatust. Ja see kannatus peab naisel olema. Nii et ma saan väga hästi aru, et meie elu on nagu mineku mõttes veidi võib-olla teistmoodi, kui mul on palju tuttavaid, kelle pered on sunnitud lahus elama, sest et leivaraha teeniv isa on kas Soomes või Norras või kus iganes ja teiselt poolt võib-olla ka ema ja see on väga raske elu, see ei ole kerge ja see on kõige raskem lastele. Meil oli see eelis, et lapsed läksid ju ka juba ülikooli. Aga väikeste laste puhul on ikkagi see, et seda kergust saavutada ei ole niisama lihtne. Ja siin ongi see, millele võib-olla me Eestis peaksime alates valitsusest ja suurtest ninadest kõige rohkem mõtlema, on see, et kuidas tagada Eestis see elamisväärne elu kõigile. Kõigile neile, kes tahavad tööd teha. Ja need, kes tööd ei taha teha, need tuleb siis sundida tööd tegema. Et see, kui inimene tahab töötada, tahab oma elu elada, tahab olla õnnelik selle ühe elu jooksul, mis talle on antud, seda peab selleks ju riik ongi. Ja seda peab suunama, seda peab julgema teha ja seda peab julgema ka tunnistada, et kusagil kohal on halvasti. Nii et me ei ole selles mõttes nagu selline majanduspuuduse tõttu keerulist elu elav pere. Me oleme pigem ikkagi selle tõttu, et me mõlemad tahame töötada oma erialal. Ma ei hakka siin teie ees salgama, et ma ju proovisin lahkudes, olles lahkunud Eesti Rahva Muuseumi direktori koha pealt minna ka Saksamaale ja mul olid seal ideaalsed tingimused. Mul oli oma töölaud ja mul oli kõik suurepäraselt olemas. Ja ikkagi ma tundsin, et minu soov tegutseda siin Eestis ja olla seotud ja anda kuidagigi oma osa selleks, et Eestimaal igal pool oleks elamisväärne elu. Et see jäi peale ja ma tundsin ennast kuidagi seal Saksamaal kasulikuna küll abikaasal, aga kasutuna muidu. Nii et see on meie kokkulepe ja me oleme nüüd üle 30 aasta abielus olnud, sellest 10 aastat tõesti kaugabielus ja reisime koos, puhkame koos, me kooskõlastame kõik oma plaanid, ka need, mis on seotud siis laste ja nüüd juba lapselastega. Nii et veel kord, usaldus, rääkimine,
teineteise mõistmine ja tahtmine vahel ka iseenda suurest egost üle olla ja soov ja proov leida ikkagi selline lahendus, mis teist inimest ka austab. Need on need, nii lihtne see ongi, midagi keerulist siin ei ole. Kõik tähtsad mehed teie elus algavad J-tähega ja Jaan, Jaak, Juhan, Joonatan. Ja nüüd ongi see kõige väikesem tähtis mees on Joonatan, eks ole. Et te olete vanaema ja ei ole vist väga pikalt olnud vanaema, et Joonatan on kui vana? Joonatan saab kohe varsti aasta ja 3 kuud. Nii et ma üritasin talle hakata Kalevipoega lugema. Aga ma pean tunnistama, et Kalevipoeg ei pälvinud üldse ta tähelepanu veel. Ta kibeles kogu aeg midagi muud tegema, mingisugust palli otsima ja tahtis pidevalt, on selline püsimatu ja hästi energiline. Minu energiast on ta 10 korda üle ja muidugi ma ei ole praegu veel hea vanaema. Ma ei tunne ennast kuidagi vanaemana. Minu ettekujutus vanemast on see, et vanem on rahulik ja hea ja soe ja kopsokke. Vot seda tüüpi mul nagu veel ei ole, aga võib-olla ma ühel päeval jõuan. Ja aga Joonatan on nagu kingitus just selles mõttes, et see on kinnitus sellest, et elu läheb ju kogu aeg edasi ja et elu Eestimaal kestab ja mul on väga hea meel, et mu poeg Jaan, kes õppis ju pikalt ka Saksamaal, oli 10 aastat Saksamaal, küll Berliinis, küll Frankfurdis, kaitses seal doktorikraadi ja on nüüd Eestis tagasi ja töötab Tallinnas ja tema abikaasa Mari ja nende poeg Joonatan on nagu kõige parem näide ka sellest, et kui eestlane tahab, siis ta õpib, kogub tarkust, sest Mari õppis ka Saksamaal ja siis tuleb Eestisse tagasi ja katsub siin oma parima oskuse ja tahtmise teadmisega seda Eesti elu edasi viia. Nii et Eestimaalt on alati mindud ja alati õppima mindud ju küll Petrogradi ja küll Riiga ja küll Berliini ja küll kaugemale. Aga meie kohustus on teha ja kinnitada just seda, et siia oleks koht, kuhu tagasi tulla. Et uue tarkusega tagasi tulla ja see tarkus siin Eesti jaoks tööle panna. Nii et ma väga loodan, et mu teine poeg, kes praegu on ennast sidunud matemaatikaga küllalt tõsiselt ja küllalt nii kõrgel tasemel, et mina päris hästi aru ei saa, et ka tema tuleb Eestisse, et ta on olnud ka pikalt seotud Tartu Ülikooli teaduskooliga ja püüdnud õpetada kõiki neid noori matemaatika huvilisi. Nii et siis, kui tema õpingute aeg mööda saab ja läbi saab, et siis ta tuleb ka Eestisse tagasi. Ükskõik, kui me vaatame tõesti alates 19. sajandist, on Eestimaalt ikka mindud õppima ja töötama väljapoole, aga tarkusega just tagasi tuldud. Et kõige suurem kahju on mul just nendest, kes on sunnitud minema lihtsalt seda igapäevast leivaraha teenima ja kellele jääb sellest hinge kibedus, sest tal on raske elu. Kõik, kes me siin oleme, peame rõõmustama, et me saame siin Eestis töötada, seda rohkem minu meelest töötama ja tegema seda, et nad teised, kes vahepeal ära käivad, ikka tagasi tuleksid. Sest ükskõik, aeg läheb, kõik olud muutuvad, võib-olla me ei tea seda, milline on homne päev, mida ta toob endaga, aga me peame rõõmustama, et meil on oma tükike maad, et meil on rahu, seda on palju ja see on ilus. Ja tegema ka seda, et kõik, kes Eestimaal ükskõik kus kohas elavad, et neil oleks siin hea olla. Seda me saame kõige lihtsamalt teha, kui me märkame üksteist ja hoolime sellest elust.